Kas oled mõelnud ja tundnud, et teen veel selle ära, teen veel tolle ära ja siis ma tegelikult lubasin ennast sinna ja siis ma lähen käin veel selle ära ja siis ma viin selle sinna ja siis ma teen selle ära ja lõpptulemusel siis avastad, et oota, aga mina. Millal sa alustad, millal sa liigud, millal sa võtad otsused, mina olen esimene. Nii on ka minul ja juba aastaid tegelikult, et küll ma siis sutsun siia ja kõnnin siia ja olen nii ja olen naa. Tükk aega mõeldud ja nüüdseks siis tere tulemast minu elu esimesele veebikursusele. See on elu esimene video ja kui kõik on võimalik, ma tulen just selliselt vingelt seminarilt, kus ole iseenda bränd, olid mitmed inimesed, üks mees ja mitmed naised laval ja vaadates, issand, aga ma ju olen iseenda bränd. Naeratuse miljonär Maarja Holter pandi mulle nimeks, kui ma siia ilma sündisin ja sellest ajast peale ma kogu aeg tahan olla looduses, ma laulan, ma õljun looduse keskel ja siis ma ümisen, siis ma näen mingeid nägemusi. Elutee võttis mingisugused asjad mulle korraks eest ära. Kasvatasin lapsi, panin oma aja sinna, millega ma just alustasin, et kui ma ikkagi valin ennem teised ja siis mina, siis ma kaotasin ennast enda eluteekonnal ära. Mitmed kordi taas tõustes, mitmed kordi taas avastades ja ma loon veebikursuse, et me püsiksime oma õnne rajal. Kuidas elada oma unistuste elu täna ja kuidas olla tänulik ja märgata ja kõik tõesti on meie jaoks valmis ja olemas. Kui kõik on meie jaoks valmis ja olemas, nii rahasummad kontodel, nii arved kui ka siis välja minevad ja sisse tulevad rahavood, meie tervis, meie heaolu, meie inimesed, meie olukorrad, meie süžeed, meie sündmused, kõik need asjad on tegelikult, meie riided, mida me kanname, kõik need tegelikult on meile juba olemas. Alustasin uuesti Sigrid raamatu lugemisega, saladuse raamatu lugemisega ja ma tegin seda 13 aastat tagasi. Selle 13-aastase looga olen ma teinud Naeratuse miljonäri raamatu, aga ma alustasin Sigriti selle saladuse lugemist uuesti sellepärast, et ise ennast taas raputada siia, kuhu ma oma asjadega pooleli jäin. Nii sa tõstad iseenda ettepoole. Ole iseenda elu ettevõtte juht ja siis kõik hakkab juhtuma helendava ingli ilu, päris elu liikuva maali sees, kus kõik juhtub ja sa tunned, et sa oled või sees. Hoian kõikide kursuste videodega sind sellel redelil pulgal, siin astmel ja tõstan aina kõrgemale ja kõrgemale ja kõrgemale, et me püsiksime selle maagilisel ajahetkel. Et kõik olukorrad on meie jaoks valmis ja olemas. See kõik on just täpselt nii, nagu mina olen mõelnud ja see tuleb. Nüüd ma saan aru, miks mulle tänaval öeldi tihtilugu seda, et kuule, see ei ole võimalik, et su elu nii positiivne on. See ei ole lihtsalt võimalik. Kuidas sa saad üldse nii mõelda? See on minu elu ja see on minu elu ja ma võingi minna siit. Ma võingi kõndida ja ma võingi minna ja ma võin mõelda täpselt. Ma võingi mõelda nii, et kõik on võimalik. Kui sa paned minuga koos silmad kinni ja sa pärast, kui sa avad need, näed, et ma muutsin video asetust. Aga sellepärast muutsin, et päike lihtsalt piilus mulle silma sisse. Aga nüüd paneme silmad kinni. Kui kõik on välja mõeldav ja kõik on sinu enda teha, siis kujuta midagi ette, võta see praegusesse hetke kaasa, ava silmad ja hakka tööle.
kui sa võtad valge paberi ja kirjutad sinna autogrammi peale, aga sa ei ole veel midagi kirjutanud, sest iga päev on uus, iga päev on kingitus, iga päev on uus võimalus. Olen eluehe praktik ja läbi praktika näitan, läbi oma elukogemuste juhendan, kuidas olla selles täistänu väes, õnnesäras, sest seda on nii palju tänavalt ju küsinud inimesed ja seeläbi mõtlesin, et kui te nii paljud juba seda küsivad, siis järelikult on mul seanssi luua see veebikursus just sinule. Siin veebikursusel mitu osa täpselt tuleb, eks vaatame ja kuhu ma teid kõike kaasa võtan, kindlasti kuskile loodusesse, kuskile improastetesse ja seiklustesse, võib-olla mingisugused reisimõtted ja pärlid ja ideed on, ma kutsun teid kindlasti kaasa tänaval märkamistesse, kuidas tänaval märgata silte ja ma kutsun teid kindlasti kaasa läbi selle kursuse erinevatesse paikadesse, kus sa tunnetaksid ja tunneksid. Ja kui sa tunnedki vähekene midagi sarnast ja siis hoiame sind sinu õnne rajal. Selle kursuse raames mina juba kujutan ette, kui sina vaatad seda esimest osa, mõtled, no mida ta küll räägib, ma ju nagunii sean enda esiplaani, nagunii ma ju seda juba teen, mis asja, see kursus ei ole minule ja nii edasi. Siis tegelikult ma näen seda, kui sa juba teist osa vaatad ja kolmandat ja neljandas osas olen ma juba mingi improettaste sinuni toonud, kus ma kõnnin lava äärest lava äärde, räägin juba publikule ja kõik see juhtub. Siis kui sa midagi küsid ja see juhtub, kuidas sa tähistad, kuidas juubeldada, kuidas märgata, kuidas tegelikult aru saada, mis keskkonnas me oleme, kuidas keskkond meid mõjutab. Minu üks nõrkustest, täna ma ütlen nõrkusteks, aga ma muudan selle kursuse raames teie nähes selle enda tugevuseks. Inimesed, keskkond, millest sa ümbritsetud oled, siis see mõjutab ja muudab ja see sikutab isegi sind aega kuhugi, võib-olla kuhu sa ei taha. See tähendab seda, et kui ülivõrdes oluline on täna see, kus oled sina, mis seltskonnas, kus keskkonnas, kuna minu keha on nii tundlik, siis ma panen täna selle enda kasuks tööle, kuidas siis näiteks ma saan mõne inimesega kokku, tal on mingisugune pahe, mis magnetiga tuleb nagu muu poole ja ma mõtlen, kuidas see on võimalik. Jah, ma võin selle läbi lõigata, jah, ma võin selle lihtsalt kinni panna, kui see töötab sinuga, palun tee seda. Aga ma otsustasin selle hoopis praegu oma kasuks tööle panna. Kui sa midagi kardad, siis järelikult sa tahad. Loomulikult hirm, me räägime nendest hirmudest, et kui sa nagu kardad esineda, siis sa lähed lavale ja teed seda. Isegi kui sa kohe ei tee, siis sa teed algul seda vaikselt siin laivis kinnises keskkonnas, nagu mina seda kunagi alustasin. Appikene, nagu näevad mind appi, mulle tule välja see. Mul läks valesti, ma kustutan selle ära. Siis ma teen uuesti selle laivi siin privaatses keskkonnas. Appikene see ebaõnnestus ja kui palju kordi ma seda ebaõnnestumisi tundsin. 1, 2, 3, 4, no 5 hakkas juba lihvuma. Sa oled jõudnud 5. videoni ja siis sa tunned, et sa juba täiega kirjutad. Sa tahaks juba Maarjale voissida, et kuule, mul see või see asi on ja ma kindlasti ootan videokursuse tagasisidet teie käest ja et te soovitaksite seda videokursust järgmistele ja järgmistele inimestele. See on midagi, kus ma usaldan iseennast ja see on midagi, kus ma toon ja valgustan sulle teekonda. Ma olen alati öelnud, et mind nagu on justkui saadetud siia ilma ja siis lihtsalt üks naine ütleb mulle, et kuule, sa oled Starseed, on ja mina mõtlesin, mis Starseed on ja guugelda on. No põhimõtteliselt mind on toodud sealt teisest planeedist ja kokku pandud maaga ja palun nüüd hakka tegutsema. Kui sinul täna oled sa ettevõtja või lihtsalt palgatööline, ega ei ole vahet, mis on täna see, mis teeb sulle õnne, rõõmu ja loob sinu ümber selle armastuse tunde ja sa tunned, et sa oled täiega ehe kohal ja kohalolus ja iseenda kodus kohal, iseenda kehas
kodus kohal, tahtsin ma veel niimoodi öelda. Vot seda tunnet hoiame. Ja nüüdseks siis iseennast läbi erinevate veebikursuste harinud, toon praegu ka need näited. Ma tahtsin saada väga-väga kellekski või millekski. Ma võtsin kunagi töötuks, läksin töötukassasse, oli enesetunnetuse koolitus, arvutikoolitus, tabelid, Excelid. Lisaks sellele tuli ettevõtluskoolitus, siis ma võtsin Mainorist 6 aega ettevõtlust, läksin järgmisena kohe siis kodulehe koolitusele, siis palun, anname tegevust neile, kes on millestki head, siis kodulehte teeb minu poeg täna. Aga algteadmised olid mulle väga olulised ja vajalikud ja nüüdseks läbi elu ennast ise koolitanud, olnud erinevates kogukondades, kus ma olen saanud siis matkajuhtide baaskursuse, interneti pildistamise ja postituste turunduse. Lisaks sellele olen ma ju, kes mäletab, Julia hingetoiduvägi, kõik retseptid, mida iganes ta jagas, kõik ma kaasa tegin. Lisaks sellele ma ju olin veel loominguline, kui mul midagi kodus ei olnud, siis ma lihtsalt lõin sinna juurde ja see sai tehtud. Ma olen nagu enda üle väga-väga õnnelik, et kuna praktikas ma õpin kõige paremini ja praktikas olen ma ka teejuht nii paljudele läbi selle. Ma läksin järgmisele kursusele, oli see Sigrid Säga kursusel, hakkasin internetiturundust ja kõike seda õppima, kuidas ma siis iseenda brändina saaksin olla nähtav. Ma kohe esimesena tegin tasuta kursuse, siis ma tegin rahalise kursuse, hakkasin videosid juhendama, kuidas neid monteerida, kuidas neid teha. Ja siis ma mõtlesin, et ma teen unistuste rajale 10 sammuga, aga teate, ma andsin nagu justkui alla. Aga ma sain Sigritilt, ma sain Julialt kätte see, mis mul oli vaja. Järgmisena ma võitsin ja pääsesin edasi Eduakadeemia, õnnelik mina kogukonna ühele 6 selle kursusele, seal ma sain aru, et ma kuulun kogukonda ja seal kogukonnas ma õpin, mida mul on vaja järgmisena hakata tegema. Ostsin aastase paketi ja olin üliõnnelik. Jess, Roland, siit ma tulen, siit ma teen, siin ma olen, võtan igast sellest osa, mina olen alati kohal ja oluline on ka see, et kui sa pühendud õpingutele, siis ole alati kohal. Rolandist ma võtan kaasa selle, ma tõesti laulan iseendaga. Elu, eluke, elu, eluke ja nii edasi. Olen saanud juba saalides rahvast kaasa endaga laulma. Jah, mul ei ole seda kastanjetti, mida ma veel mõtlen, et siin võiks juures olla. Küll ma leian selle ka, aga Rolandist ma võtsin veel midagi. Roland ütles, tee oma raamat ära, tee palun oma raamat ära. Mina, no kuidas ma seda teen? On küll trükitud, on küll kirjutatud käsitsi, on küll osa jälle trükitud, jälle käsitsi kirjutatud. Kõik see kokku pandud nagu mingi segapudru. Kuidas ma sellest küll välja tulen? Mul on Drive'is kõik segamini kopitud topelttekstid. Mingi jama on siin. Nii hakkas teekonnale, kui ma tegin otsuse, jah, ma teen raamatu ära, hakkas teekonnale tulema järjest neid õiged inimesi. Tänaseks on mul Apollos ja Rahvaraamatutes üle Eesti raamatut müügil. Aitäh, Roland, aitäh sulle, Roland, issand, näete, hoog läheb. Te teate kõik Roland Tokot. Ta tõesti ka ei osanud laulda, täna ta laulab. Mina näen ennast laulmas siis erinevates kohtades, sihukest looduse keskel, kus ma siis häälega vibreerin. See on mu tulevik. Aga mis on sinu tulevik? Selleks lähme vaatame järgmist video, mida ma sinna olen ära korraldanud sulle, et sa saaksid siis järjest ja järjest minu elukogemuste pealt endale kasu lõigata. Ja kui paljud inimesed arvavad, et sa oled ainult kasu peal väljas, olete seda lauset kuulnud, sa oled ainult kasu peal väljas, et sa raudselt tahad minust midagi saada, siis tegelikult oleme me kõik kasu peal väljas. Aga kui see kasu on see, kus sa ise kasvad ja arened, mina näiteks tunnen, et kui ma lähen mingis produktsioonile sisse näitlema ja sa näitlemise juures kõik hoiavad sind niimoodi, nagu sa oled õnnenektariga üle tilgutatud, siis minu elu missioon on ka teid kõiki õnnenektariga üle tilgutada. Ja see on hea tunne ja see on see kasu. Energiavahetus
ükskõik, kuidas see toimub, naeratusega, veel rohkem naeratusega ja selle naeruga, mis tuleb sinu sees ehedalt. Ükskõik, kuidas sa seda energiat jagad, siis sina oled oodatud järgmist video vaatama, kuulama. Aga see ei ole veel kõik. Mis te arvate, et te pääsete koduülesannetest? See video siin, mis just saab kohe lõpule, on siis ikkagi see, et võtta seesama paber, millele sa kirjutasid autogrammi juba peale, valge, A4, A3, A5, mis suurust sa iganes endale tahad, vali see suurus ise ja nüüd mine ja joonista sinna kas pilte, väikseid lauseid, sloganeid. Saada mulle sellest pildist oma autogrammiga pilt, siis ma tean, et sa oled selle esimese video ära vaadanud. Kõige parem töö on iseendaga. Käime oma õnnerada. Meil on kõik olemas. Ma hoian sind kogu selle kursuse vältel. Aga tea, et seda järgmist video võid sa vaadata täpselt omale sobivale ajale. See on ka see eelis nüüd selle videokursusega, et palun vaata seda täpselt sinule sobivale ajale. Oled sa autos, oled sa kuskil õues matkates, jalutades, sul on kõrvas mikker ja sa kuulad või sa lihtsalt istud, vaatad kaminas tuld ja oled või vaatad sa päikeseloojangut, mille videoklipi ma ka sulle siia lõppu panen. Näeme juba järgmisel videol.